õigete toonide otsimine tegelikult on selle töö puhul, ma arvan, kõige olulisem, kõige suurem väljakutse. See õige toon, mida ma taotlen, jõuaks täpselt lõuendile sellisena, nagu ma parasjagu tahan seda saavutada. See, mis mind maali juures kõige rohkem kõnetab, on ikkagi värv, ja värvi kaudu enda mõtete visualiseerimine. Eestis kehtiv kunstiteoste tellimise seadus toetab kunsti jõudmist avalikku ruumi. Riigi kinnisvara ja Justiitsministeeriumi korraldatud kunstikonkursi võitis maalikunstnik Mirjam Hinn teosega Valgus seguneb varjudega. See 5-meetrine teos lubab valgusel ja varjul peagi Tartu kohtumaja seinal abstraktselt vastanduda. Valgus ja vari kujutavad endast selliseid vastandlikke nähtusi, aga nad ei eksisteeri kunagi eraldiseisvalt, vaid nad on alati mingis mõttes põimunud, et kui ei oleks valgust, siis ei oleks ka varju ja vari ei saa eksisteerida ilma valguseta. Ja see valguse ja varju segunemine avaldub sellel teosel siis värvikontrasti kaudu peamiselt. Et kuigi sellel teosel olevad kujundid hakkavad ka looma sellist üsna jõulist dünaamilist liikumist, siis peamine, mis hakkab kõnelema, on ikkagi värv. Mulle endale kõige rohkem ikkagi, ma arvan, meeldivad need tumerohelised pinnad, et minu enda looming on ju ka ikkagi aastate jooksul muutunud ja viimasel ajal ongi rohkem sisse tulnud palju selliseid sügavamaid ja tumedamaid, just eriti rohelisi toone, aga sinist. Teos kujutab duaalset maailma, kus kontrastid täiendavad teineteist, elujaatav värvikäsitlus ja haarav kujundikeel kutsuvad vaatajat kaasa mõtlema, pakkudes kohtuskäijale nii tuge kui lootust. Mul on vaja ikkagi mingisugust optimismi. Et see on ka see, mida minu tööd alati sisaldavad, et teadagi kohtus käimine võib ju olla tihtipeale ka ärevust tekitav kogemus, et seejuures see optimism ongi hästi tähtis, et tihtipeale meie ettevõtmiste edu põhinebki sellel, et millise meelekindluse ja usuga me selle kallale asume. Tartu kohtumaja foajee avarruum võimaldab maali nautida nii lähedalt, pakkudes detailiilu kui ka kaugelt, lastes kujunditel ja värvidel täiel rinnal mõjuda. Kuigi maal avab suuri ideid, sünnib looming sageli hoopis väikestest nüanssidest. Ma saan inspiratsiooni ikkagi kõigest enda ümber, et ma ei tea, on see siis mingisugune valguse laik kuskil linnatänaval või mingi huvitav muster loodusest või ka inimesed minu ümber või mingi huvitav vestlus või mingisugune kogemus, mingi tunne, et see, kust inspiratsioon parasjagu tuleb, et see võib olla täiesti ootamatu ja ette planeerimatu.